Nagu me saate algul lubasime, siis me räägime täna haagistest. See on kevadine suvine teema, loomulikult talvel ka, aga praegu eriti aktuaalne. Me oleme oma saates rääkinud haagistest ja kõigest sellest, millised need saadaval on, aga me pole rääkinud remondist ja hooldusest, milleni me jõuame tänase loo jooksul ka. Aga kui sul selja taga on siin praegu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haagist, siis no tavasilm võib-olla ei eristagi ära, mis nende vahe on? Haagisid on erinevaks otstarbeks. Meie valikus koha peal laos on olemas kõige enim levinud haagised. Need on poltliides haagised kergemateks töödeks ja keevisraamil haagised juba tõsisemale töömehele firmale, kes kasutab haagist rohkem kui korra kuus või 2 korda aastas. Et haagis tuleks valida endale vastavalt vajadustele. Kui on vaja paar korda aastas vedada ainult murutraktorit, siis sobib poltliides haagis väga hästi. Kui on vaja vedada vanametalli või ehitusmaterjale, kive, kruusa, liiva, kus tegelikult mass on juba üle lubatu, siis tuleks kindlasti valida endale keevisraamil haagis. Automaailm on sellest aastast muutnud oma haagiste valikut. Eelmine aasta oli meil profihaagised ehk siis keevisraamil haagised olid 33 cm portega, sellest aastast on nad kõik 40 cm portega. Selle kõrguse on pannud ette turu olukord, kus inimesed eelistavad kõrgemat portet puhtalt selle tõttu, et haagis mahutab rohkem. Kuigi tegelikult kõikidel kerghaagistel on täismass 750 kilo, ehk siis neid ei tohiks üle koormata, üle lubatu. No ma saan aru, et tõepoolest erinevad tüübid on, nendega me kõikidega tutvuda ei jõua. Me läheme praegu nüüd majasse sisse tagasi, kuna nagu kokku leppisime, räägime sellest, et ega haagise ostmine ei ole ainus asi, vaid on ka vaja remontida ja hooldada ja sellega tuleb automaailm taas meile appi. Automaailmas on väga suur valik erinevat haagise lisavarustust, sest aja jooksul tahes tahtmata asjad kuluvad, lähevad katki ja kevadel on tavaliselt selline aeg, et kui on vaja hakata koristama, lehti vedama, ehitustegevus hakkab, et on vaja haagised välja ajada ja töökorda seada. Et automaailmas on väga suur poodide arv, kus saab ka haagiseid hooldada ja remontida. Et remondime ja hooldame kõikide firmade haagiseid. Põhitööd on elektritööd ja rattalaagrite vahetus. Et koha peal on meil kauplustes enim levinud varuosad. Hetkel ei ole ingesid, lukkusid, aga kõik amordid, vedrud, lisavarustus, mis gabariidituled, asjad katki lähevad, et kõik on koha peal olemas. Et lisaks haagise varustusele enim levinud tooted hetkel on haagise üleminekud. Et tihti tuuakse välismaalt autod, millel on 13 pinniga pistik kärukonksul, aga Eesti haagised on enamjaolt kõik 7-ga, siis on vaja üleminekut. Et neid on mitut sorti. Kui kärukonksul on pesa väljaulatuv, siis piisab lühikesest, kui ta on sügavamal peidus, siis pikem variant. Ja hästi levinud on veel see, et kevadel haagist võttes on koer seal juhtmäära närinud. Et siis kõiki võimalikke pistikuid on hästi suures valikus koha peal saada. See on muidugi ka huvitav, et inimene vist ega ta väga peale rattalaagrit ei saagi aru, et midagi võib-olla haagisel viga on. Kui ta tulesid ei kontrolli ja kuskil midagi kolisi, siis ega ta vist ei oskagi teie poole pöörduda. Ja nii kipub olema. Ega see rattalaagri vahetamine ei ole ka kodus kõige mugavam tegevus. Et kui seda tehakse vanal meetodil, et lüüakse vana seest välja meisliga ja uus haamriga paika, siis on oht, et see uus rattalaager on juba saab rikutud. Et meie töökojas see tehakse ikkagi pressiga. Pressitakse välja, pressitakse uus sisse. Töö on kiire, et ei maksa palju. Üks huvitav teema, mida on siin aastate jooksul räägitud väga palju, on see, et haagised kipuvad ära kaduma, kui nad on niisama kuskil majahoovis. Keegi sõidab oma autoga ette, paneb ta konksu külge ja sõidab lihtsalt minema. Ja ma mäletan, et üks paar aastat tagasi oli teil valikus üks nii-öelda lukk ka. Kuidas nendega praegu on? Jaa, et meil on tegelikult neid lukke rohkem valikus. On sellised, mis lähevad käru veopea munaka sisse ja saab lukustada veopea ära. Ehk siis haagist ei saa enam auto taha ühendada. Aga neid lukke ei saa kasutada siis, kui haagis on auto taga. Teine tüüp lukke on sellised,
mida saab kasutada nii haagisel, mis seisab tühjalt koduhoovis, kui ka sellisel juhul, et haagis on auto taha ühendatud. Siis on selline tikitreileri enda poolt toodetud robustne metallist lukk ja siis on ka selline veopea lukk, mis käib ümber veopea ja tabalukuga kinni, et ka neid on mitut sorti. Vaatame lisavarustus ka, et tegelikult meil on siin selliseid detaile käeala juures, millest ega polegi aimu, et seda võib nüüd automaailma poest kuskilt leida või üldse, et seda poest niisama saab. Jaa, meil on tõepoolest. Näiteks üks hästi levinud toode on selline stange. See on tendi tugikaar. See sobib 200–350 laiusega haagistele. See on pikendatav, käib siit välja teleskoobina ja see siis toetab presenti sisse vajumise eest. Ehk siis, kui teil on tent ööseks jäänud peale ja vihma sajab, et see tent katki ei läheks, siis need loed hoiavad ta ilusti kõrgel. Siis on erinevad tugirattad. Meil on olemas valikus 150 kilose kandevõimega tugiratas, mis on ka haagistel standardis, kuid suurema kandevõime jaoks on 300 kilose kandevõimega tugirattad. Need on nüüd oluliselt paksemad. Kui tavaline on 48 mm, siis need on 60 mm ja neid ei saa kasutada selle vana klambriga. Siis tuleb ka uus klamber sinna juurde muretseda. Nii et siis kokku võtta siis ega vist, kui käru teil olemas on või tahate käru osta, siis kogu kupatus siit tuleb? Jaa, meil on väga suur valik kärusid on koha peal olemas. Saame pakkuda ka registreerimisteenust, et ise inimese nimel see argis arvele võtta. Teil on vaja tulla ainult kohale, maksta raha ära ja meie registreerime ja valmistame haagise niimoodi ette, et te tulete ainult oma haagisele järele ja sõidate tagasi juba ära.